No nii, teen seda video teist korda nüüd, räägin siis kogu jutu uuesti. Esimene video oli teise objektiiviga ja ei olnud väga vaadatav see. Ühesõnaga, tahtsin siis video teha sellest, et näidata, et mul on uus töökoda Tallinnas nüüd siis kodule lähemal natuke. Et sellest töökohast plaanin teha siis rohkem kere asjadele ja nii-öelda komposiitmaterjalidega tahaks hakata tegelema. Et nagu ma ei tea mõnest videost, kes on vaadanud, siis ma siin vahepeal olen teinud karbonfiibrist selle plaadi ja siis plaan on siin töökohas siis nagu rohkem hakatagi tegelema põhiliselt karbonfiibri ja kevlariga. Plaan on hakata tegema esimesena E46-le siis kere laiendid, tiiva laiendid, stange ilmselt, kapott, ilmselt tahaks katusega teha ja võib-olla siis ka pagasiluuk. Aga ühesõnaga ma siis näitan teile, milline see töökod on. Põhimõtteliselt uksest tuled sisse, siis on siuke pilt. Alumine see ruum peaks olema kuskil 100 ruutu. Siin siis siia nurka ma teen niisuguse väikse metallinurga, tiikkeevitus ja mingid siukest, pigem alustan enda autode asjadega. Ja võib-olla hiljem ka mingid tööd. Siis siin on just eile panime kokku töölaua. Võib-olla mingi kaadri saan sellest veel teha. Siin on mingid metallkapid, siia tulevad, siin hetkel on lihvimistarvikud, asjad, suht tühi veel, seal all on mingi vaakumpump ja asjad siis carbon infusioni jaoks. Siin on mingi detailing asjad, siin praegu ka suht tühi, värvipüssid, poleerimismasinad, siin on mingi tööriistakomplekt, siin on elektritööriistad, asjad. Siin tolmuime olen ausalt, praegu veel on tühi suht. Siia ehk järgmise nädala jooksul äkki jõuab siis kohale, tellisin, siia tuleb materjali, siuke riiul, need materjalirullid hakkavad seal seina peal olema. Ja siis siia kohta tuleb siuke töölaud. Selle töölaua ma tahan ise ehitada, peab mingi puidumaterjali ostma. Tuleb siuke 1600 korda 2,5 meetrit ilmselt, siuke suurem materjali ettevalmistuslaud nagu. Et ma arvan, et sellest peaks piisama. Siia tulevad kindlasti veel juurde üks mingi väiksem töölaud, ma arvan, mingi siuke meeter korda meeter, kus saab siis, ma ei tea, mingi väiksemad vormid asjad, saab selle peal midagi teha. Ja kindlasti ka mingid pukid siis kereasjadele, stangedele, sest need X-pukid on nad vist värvimise jaoks rohkem. Siia nurka just tuli kompressor. Siia järgmine aasta ilmselt tuleb veel diiselkiirgur. Ja siis siia äkki tulevikus tahaks või siis võib-olla siia poole kuskile. Et sinna tahaks panna võib-olla auto selle käärdestuki. Et keretöid ja asju nagu natuke üleval pool veits mugavam teha just. Ja siin on minu see E46. Siin hetkel testingi M3 stiilis seda stanget siis. Hetkel just varem tegin valmis nagu, siis muidu oleks pidanud siia tulema siuke kere laiendi nagu osa, mis tuleb selle tiivaga siis nii-öelda sisse mouldida. Aga kuna see M-i stange on nagu laiem, ta on kupeele mõeldud ja siis, või no mitte kupeele, aga rest ongi mõeldud M3 tiibadega kokku käima, sest ta on laiem. Siia pean uue tiiva võtma ja siis ma hetkel skännin selle tiiva uuesti ära.
et saaks selle stange nurgaga nagu ilusti jooksma hetkel, muidu jääb sihuke imelik vahe sisse. Muidu korra mingi mõte oli, et teeks selle stange nagu kitsamaks, et ta sobiks ka originaaltiibadega, aga kuna tal jookseb täpselt keskelt see kapoti all on nagu sihuke süvend, siis jookseks nagu see paigast ära. Ta on mingi sihuke 20-30 milli ilmselt laiem, et siis mõtlesin, et pigem teen tiivakaared nagu uuesti, teengi tiivad laiemaks ja siis ta sobib nagu lihtsalt nende tiibadega. Et kes varem videost on vaadanud, siis tagumine tiib on mul siin juba laiemaks tehtud. Siin teisel pool on hetkel veel originaaltiib. Siia tuleb sihuke asi nagu samamoodi sisse moldida. Tagumised on 40 milli laiemad ja esimesed, ma arvan, tulevad kuskil 35. Et ühesõnaga see suurem plaan, mis mul ongi hakata siin tegema, on hetkel töö kõrvalt hobi korras lihtsalt. Et kui saaks mingid laiendid ja asjad valmis, saaks hakata neid tootma ja müüma ja siis samuti ka mingid 3D prinditud asjad. Siin ma tahan kohe valguse. Et siia ma olen teinud sihukese asja, kui selle nüüd siis sisse saaks. Põhimõtteliselt sihuke originaali kohta jääb sihuke spidoblokki asemel, et saaks kasutada nagu aftermarket mingeid siukseid displeisid, et see on mul tehtud hetkel EcoMasteri Adu 7 displeiga, et see on plaan mul siia endale autosse panna. Ja see display on suht sihuke mõõtudelt maksimum, mis siin ära mahub, et enam juba suuremad pigem ei mahu. Võib-olla pisut laiem mahuks, kui teha sinna nagu nurkadesse mingid siuksed süvendid ära, aga siis ta ei jää enam nagu nii ilus ja puhas sinna. EcoMaster Adu 5 mahub kindlasti ära ja ilmselt ka mingid väiksemad tahvlid. Teine variant on tuua nagu see kinnituskoht nagu juhile lähemale, et siis ta jääb nagu sellest originaalkohast küll natuke eemale, aga siis mahuks natuke suurem ka sinna ära. Siis teine asi on siin tehtud originaalmaki kohta siukene plaat. Hetkel on see siis EcoMasteri selle keypadi jaoks on mul tehtud. Et seda saab ka erinevat pidi nagu konfigureerida, et ükskõik mis kuradi nupust keegi siia tahab panna või midagi displeid või et seda saab teha. Kui keegi soovib mingi siukseid 3D prinditud tükke, eriti BMW keredele 36-46 eriti, siis võite ühendust võtta. Näiteks Instagramis võite mind jälgima hakata, panen selle siia alla, KF-võrks. Ja mingeid tooteid saab hetkel ka Rainise käest reissuaringus. Panen selle ka siia. Seal on hetkel olemas näiteks Max Ecu Race'i kinnitus nurga all, kes tahab panna nurga all 15 kraadi ja EcoMaster Emu Blacki oma. Ilmselt leiab sealt Rainise poest ka mingeid muid 3D prinditud tükke, et midagi ma olen talle teinud ja nüüd ta hakkas ka ise tegelema. Et kui keegi midagi sellist soovib, siis võib kummagiga meist ühendust võtta. Nii aga selle videoga siis on hetkeks kõik, et tulebki lühike siuke tutvustav video, mis ma siin teen. Et rohkem nagu väga filmid ei ole. Selle töölaua ehituse ma ilmselt lükkan kuu lõpu poole, kui tulevad materjalid ja see rullisein ja asjad saavad kokku, siis ma ilmselt seda filmin ka.
kes tahab, siis võib jälgida mind Instagramis, sinna ilmselt postitan rohkem mingi väiksemaid asju ka, mida videosse ei pane, kes tahab näha nii-öelda ajaliselt ka, et kui kaugel mingi asi on, siis sinna ma postitan nagu selle koheselt, et video võib-olla tuleb natuke mingi hiljem ülesse. Ja ühesõnaga ongi kõik, nii et näeme järgmine kord. Davai.